Alati, kui saabub vabariigi aastapäev, on minul sees selline ärevus, suursugusus ja õnneliku olemise tunne. See ei ole minu sünnipäev, ei ole sinu sünnipäev, see on meie kõigi sünnipäev. Aga täna tahan ma ette lugeda teile kõne, mille on kirjutanud meie Lindi kooli lapsed. Miks? Aga sellepärast, et lapsed on meie tulevik ja see, mida me teeme täna, on ju lastele mõeldud. Ja see, mida lapsed räägivad, peame kuulama, ka päriselt kuulama. Ehk siis kuulake, mida teie lapsed kirjutavad. Austatud direktor, õpetajad, õpilased ja teised, kes täna siia kogunenud olete. Tere Eesti rahvas! Tervitan teid 100. sünnipäeval. Mul on suur rõõm ja au seista teie ees nii tähtsal päeval. Täna on Eesti Vabariigi sünnipäev. See aasta on tähtis sellepärast, et Eesti Vabariik saab 100-aastaseks. Sa oled juba väga-väga vana. Hea Eesti Vabariik, sa oled minust 90 aastat vanem. See on väga pikk minu jaoks, aga maailma silmis oled sina veel noor. Kuigi Lindi kool on veidi vanem kui Eesti, oleks Lindi kooli ilma Eesti Vabariigita. Palju kasu on olnud koolidest, sest seal saavad inimesed aru, kui kallis on eestlastele Eestimaa ka siis, kui Eestit ei olnud. Ka Eesti kultuuriüritused pole kadunud, näiteks on alles ikka laulupeod ja tantsupeod. Mida me teeme, kui Eesti on 200? See võiks jälle siin toimuda. Mida me peame selleks tegema? Mina arvan, et me peame loodust hoidma, ajaga kaasas käima, tarku presidente valima ja riiki kaitsma. Tehniliste arenduste poolest oleme Euroopas esirinnas. Eesti 100. sünnipäeval on hea meel tõdeda, et sport on eestlastel üha rohkem meeldima hakanud. Lindi kooli lapsed harrastavad juba 3. aastat iganädalaselt jalgpalli. Jalgpall on populaarne nii poiste kui tüdrukute seas, kuigi enamasti poiste seas. Eesti on ilus maa. Mul on suur au elada riigis, kus on põnev ajalugu. Lillerohked suved ja lumerohked talved. Siin on puhas loodus ja siin on hea olla. Mulle meeldib sinu puhas õhk. Siin on palju kohti, kus seened käia. Eestis pole looduskatastroofe, ehk siin ongi turvaline elada. Mul on siin oma kodu, pere ja sõbrad ja mul on õnnelik lapsepõld. Ma olen kindel, et kui ma suureks ja targaks saan ja reisin Eestist ära, et näha elu mujal, siis kindlasti ei unusta ma sind, armas Eestimaa. Eesti on minu jaoks tähtis koht, sest siin on kõik mulle olulised. Näiteks mina, ema, isa, õde ja koer Saule. Eesti suvel saan ujuda, süüa maasikaid ja vaarikaid. Eesti sügisel saame lehti riisuda ja leheunnikusse hüpata. Eesti talvel saan ma lumemehve teha ja sooja
neljas toas kakaod juua. Minu sooviks on, et kõik Eesti elanikud hoiaksid oma kodu ja üksteist. Ma soovin Eestile õnne, rõõmu, ringi käimist, aega, rahu. Soovin sulle head elu ja head metsa. Soovin, et me hoiaksime oma maad. Soovin, et Eestis sõda ei tuleks. Soovin, et kõikidel oleks süüa, oleks rahu, oma kodu ja õnnelik perekond. Ma soovin, et Eesti värvid jääksid samaks. Ma soovin, et inimesed elaksid lahkelt. Ma soovin, et Eesti kasvaks suuremaks ja tugevamaks. Soovin kõikidele head elu ja rõõmsat meelt. Ma soovin Eestile kõike head aastapäeva, nendele, kes võitlesid Eesti eest. Ja soovin, et meie Eestimaa elaks 100 korda 100 aastat veel. Mul on kahju, et mul pole ühtegi kingitust Eesti sünnipäevaks, aga mul on hümn peas ja ma arvan, et see on omamoodi kingitus. Kas jõuda Eesti Vabariigi sünnipäeva tähistamine kõikidesse kodudesse ja tähistagem seda peolaula ja hümniga. Ela hästi ka peale 100. aastat. Eestlased hoiavad ja hoolitsevad su eest. Minu armas Eesti. Ma loodan, et nii paljudki lapsed võtsid ära oma read oma kirjandist. Aitäh! Te mõtlete koos meiega ja me astume koos ühist sammu. Hea meel on näha siin saalis meie häid sõpru. Ja tahaksime väga tänada tänasel tähtsal päeval, kui Eesti Vabariik tähistab oma 100. sünnipäeva, ka meie oma häid sõpru. Aastast 2012 on meie kool välja andnud aasta sõbra tiitli. Inimesele, kes on olnud meile abiks südamega kõigega, mis tal on, siis kui meil on abi vaja olnud. Ja me palume siia meie esimese tiitli saaja Lindikooli sõber 2012 Jüri Kivirand. Jüri on meie maja ja külainimene. Neid rühma Jüri ja meie Jüri Kivirand on 2014 aastal Eesti Vabariigi aktusel olnud ka meie kätleja. Kingitus on Lingirahvast, need puuoksad ja see tugev maa, mis meil siin on siia alla köidetud, pitsipaelaga kokku söödud ja siin puuotsas, taime otsas on head soovid. Sa tunned, et ei tea, mis täna selle päevaga küll lahti on, siis võta siit otsast üks võlike, loe, mis ta sulle öelda on. Nõus? Kui kas esimene nii hull oli, siis võid teise ka võtta. Nii harva, kui me inimesed kätte saame, siis täna kasutame võimalust ka pilte. Nüüd palume siia Lindikooli sõber 2013. Meie maja hintamatu varalaegas, talletades endas hulganisti kooli ajalugu ning alati suudab meid kõiki üllatada oma kohusetundega. Ta on olnud 41 aastat Lindikooli õpetaja ja praegugi on alati valmis tulema õpetajaid asendama. Roheneb, kelle hoole all elavad ja vitsevad meie maja lillepeenrad. Anne Orav, kes oli ka meie 2004. aasta vabariigi aktuse kätleja.
meie Lindikooli sõbratiitli on saanud veel Ivo Tart, Silvi Arukase ja Jüri Tenson, aga kahjuks ma ei näe neid täna siin saalis. Või on? Ei ole. Nii et teeme neile suure aplausi. Aga ma näen siin meie Lindikooli suurt toetajat ja kauaaegset koolidirektorit Linda Mulk, kes on olnud kõige pikema direktori ametiajaga koolidirektor Lindikoolis. Ta tegi seda tööd 41 aastat ja ta on samuti ka Audru valla vapimärgi omanik. Meie seas on üks mees, kes meie majja sattus 3-4 aastat tagasi ja on jäänud käima. Iga aasta tuleb jälle ja toob meie majja muusikat. Valter Parvel, tänu sulle meeleolukute muusikatundidest koolilastele. Öelda veel, et Valter Parvel on üks üleskutse 25. veebruariks meile. Tahad sa ise öelda? Jah, me rääkisime sellest siin kolmikus jaanuar, et kutsime vanemad vanaisad ja tädid enda poole külla, et saaks koos laulda. Teate küll seda, et kes elab metsa sees ja metsmüüsime kõrgusku praad ja tahate metsahoidjal, oleme metsas. Ja praegu vist ei tea, aga pärast, kui juba pidulis osanud läbi, võiksime harjuda. Nii ja meie seas on ka Punaaiandi omanik Aare Jürgenson, kes on meie lahke annetaja ja palume siia koos abikaasa Angelaga, kes on Lindikooli vilistlane. Ei näe rohkem seas neid inimesi, keda me soovisime tänada, kes on meie majale väga olulised olnud, aga ma loen nende nimed ette ja täname neid ühe aplausima. Kuldar Merimaa, Lindikooli vilistlane, piirivalvur, Kotkaristi 5. klassi teenetemärgi omanik, 2016 aastal meie aastapäeva aktuse kätleja. Agor Petermann, Lindikooli vilistlane, Kaitseväe veebel, sõjaveteran, Kotkarist Õberist mõõkadega teenetemärgi omanik, 2015 aastal Eesti Vabariigi aktuse kätleja. Tiiu Sommer, Lindi käsitööaida lahke perenaine, käelise arenguvõimaluste looja, käsitööaida keraamikatundidest nii meie koolilastele kui Lindi suvekoolilastele. Olav Vesna, Lindi kooli vilistlane aastast 1947. Ta on Maarja Maristi 4. klassi teenetemärgi omanik. Ta on aastaid uurinud Pärnu ja Lindi ajalugu. Hetkel kirjutab Lindi kooli, küla ja piirkonna ajalugu. 2017. aastal oli ta aktuse kätleja. Ervin Hansalu, Audru valla vapimärgi omanik. Alati suur abimees koos kopaga või ilma. Meie laste suureks rõõmuks on meil Kelgu ja Suusamägi. Ene Säde, 34 aastat Lindikooli pikapäevarühma õpetaja, lastele näitemängu õpetaja. Ja tema abikaasa Mihkel Säde, kes on Ene Säde parem käsi, abiks alati seal, kus vaja. Kaire Mertsin, 4 aastat Lindi lastetalkooli direktor. Ta viis sisse palju uuendusi, mis hakkasid lähendama kooli ja kohalikku kogukonda, suhtes liita erinevaid huvigruppe. Kaja Rinaldo, 3 aastal meie keraamikatundide ja 1 aastal puutööõpetaja. Tiiu Tammer, meie raamatukogu hoidja ja lastele raamatute maailma tutvustaja. Meie kooli lastel on raamatukogu saanud väga omaseks tänu Tiiu lahkele ja soojale südamele ning armastusele laste ja raamatute vastu.
Marge Massa, Lindi külaseltsi esinaine ja koostööpartner ning Peeter Raja, meie Lindi küla oma looma ja omanik Reinu Talu, kes on alati lapsed oma taluõuele lubanud ja vahvaid elamusi pakkunud. Täname neid aplausid. Saabus Ervin Hansson. Tule edasi. Ja. Ole hea, Ervin, tule siia ette. Me soovime sind tänada, see tuli õigel ajal. Ervin Hansson on siis meie Kelgu ja Suusamäe tegija, Audu valla vapimärgi omanik ja meie suur abiline. Oma nõu ja jõuga on kaasa aidanud Lindi kooli kartulipõllu harismisel, ülesvõtmisel, panemisel. Ta on alati aidanud meid oma tehnilise pargiga, ehk siis küll paadiga, küll autoga, küll traktoriga. Ja on alati olnud nõus appi tulema, kui aga aeg on, parasjagu merele peole. Ain ei ole kunagi tahtnud tasu oma töö eest. Aga täna me tahame sind lihtsalt tänada. Sa oled meie maja sõber. Siin on siis see hädakutsung. Ta ühendab nii kooli kui kalurit, siis nagu võiks olla laevakell, et kui sul on abi vaja, siis me hea meelega tuleme nüüd sulle appi. Aga ega me sinu käest abi tuleme edasi. On see kartulapõld ja tavapärane olukord. Ehk siis Ain traktori seljast ja tööriietes, nii nagu ta on iga päev. Ja siin siis meie kortsulle. Koju seina peale kinnitan tugeva naelaga, et see kunagi alla ei kukkusid. Ain Margo on võrdsebe vastab. Meie piduliku aktuse kontsertosa juhatavad sisse väikeserühma lapsed. Nad laulavad Kristi Kiilu laulu Eestimaa.
taevas Isamaa. Laulik usaldab su kätte, lauluannet pakkuda. Ühte laulu tahaks laulda, ühte ainukest, mis kui vägev merelaine kergiks südamest. Esivanemate vaimud ümber lehvivad, mõistab nende jutu ja metsakohinad. Mul isa lapses rääkis küll mitmel vaiksel ööl, kui seisti piiruspõlve, on ihan nende meel. Ma tean, liig, selgesti tean, mis oled sa mu isamaa. Seda tuldes võin unet tööda ja kõigil mu päevastel töödäi võin julgesti ütelda ja sinu häda minu häda ja sinu õnn minu õnn ka ja sinu vaesus ja rikkus ja sinu elu ja pikkus on minugi isamaa. See oaka räämas paepealne põld, see kassi tappudes teeäärne räga, see laukaraba, see mädasoo, nad on minu, mina vastutan nende ja nemad minu eest. Sest taara tammikutest veel kuulen kaugelt häält, enne muistsed tuuled ei ole kadunud sealt. Siin oled kasvanud tasasel maal, siin on su rahu ja tasakaal. Palume siia kogu Lindikooli õpilaskooli esindavad ansambel Trafficu laulu Turdu tuuled. Liiga lootus, läinud
Orgusaar ja tema abikaasa Jaanus Orgusaar. Väikesrühma esindajad Karoli ja Eva-Lotta Tahkeika ja õpetaja Anneli Kala. Nii, Kaspar Hunt ja Nette Alas. Anette-Liis ja Maurice. Markus ja Tristan. Arabella ja Ronja. Keron ja õpetaja Marina. Õpetaja Mai. Vikerkaarerühma õpetaja Anu ja Edvard. Antero ja Emilia. Orm ja Roberto. Grete-Liis ja Laur. Anu, anna mulle fotokas panna. Abreel ja Janelle. Tänu, aitäh mulle. See on ühte kohe. Elle-Marie ja Emma-Liisa. Maria ja Liisbet. Pauliine, Kristiine ja Angelina. Angelina ja Meeli Heimi. Liisbet ja Peeter Kusti.
lausa. Kainu külast. Keitsin Karola Karl Linni külast. Reete Liiklus Marksa külast. Sete Tompa laud. Ramilia Lõssa. Ramilia Lõssa Lindi külas. Jüri Andres Lindi külast. Ander Aasa Lindi külast. Kadri Tamberg Lindi külast. Käti Bergülfen Marksa külast. Heiamanni Kalle Kirsimäel. Hanna-Lore Soovik Pärnust. Gert Looguimast. Marten Liiklus Marksast. Erasmus Vaene Sooma külast. Lotarik Annus Kirsimäelt. Johannes Jansson Lindilt. Rauno Väljas Lindilt. Õpetaja Sünni Kaljurand Pärnust. Kaaren Kütt Põldeotsa külast. Karilang Lehosalu Lindi külast. Markus Todo Lindi külast. Laura Kalda Lindi külast. Rasmus Üürike Lillepas. Olivia Marits Lindi külast. Hugo Hövel Tiigi külast. Brigitta Eha Popsaare külast. Kristjan Soovik Lindi külast. Indra Johanson Marksa külast. Öösik Aidla Lindi külast. Karl-Litter Soomra külast. Kaire Tiivit Lindi külast. Steven Lerep Lindi külast. Ja Karmen Moorits Lindi külast. Mari-Liis Aasma Lindi külast. Jürgen Kingo Peepi külast. Tuleb aega. Sirelin Jürgens Kapriste külast. Alir Peelson Lindi külast. Kaari Urmus
Saar Lindikülast. Rainis Väljas Lindikülast. Liise Tart Lindikülast. Angelika Tšetškov Kõlvakülast. Ander Raiski Kavarukülast. Anastasia Toomson Lindikülast. Petra Ehtek Lindikoolist. Kanmen Feldman Soomre külast. Aili Berg Vaksa külast. Õpetaja Anne Paiste Lindikoolist. Poolega kassinaine Anne-Rikko. Peeter Kusti Põllo ema Anne Põllo Lindikülast. Hiido Jüri Lindikülast. Merle Jantson kaaslasega. Ervin Hansalu Lindikülas täiesti üksi. Arne Angela ja Punaare. Kairi Andresen Lindiküla. Katrin ja Vladimir Marksaküla. Marika Marksat. Preili Deve ja Miia. Ain Mango Lindiga. Ansi Kalm ja Aave Hasalu Lindiküla. Katrin Soomela Tõstemaalt. Annika Potrek Materparve Pärnust. Õpetaja Kadri abikaasa Taavi Lindikülast. Esta Tart Maksaküla.
Lindiliida lindid. Lille Anne lindilt. Oja Õlu. Kaie Seger Kabristist. Täname kõiki ja nüüd on meil plaanis teha kingitus Eesti riigile. Aga enne, kui me päriselt seda kingitust tegema hakkame, ma palun siia Merle Jansoni, kes on Eesti 100 igas külas projekti koordinaator. Tere! Palju õnne meile kõigile! Ma toon teile tervitusi mitte siit Lossi talust, vaid ma toon teile tervitusi Stenbocki majast Eesti Vabariik 100 toimkonna kontorist. Uskuge mind, iga viimne kui Eesti Vabariik 100 toimkonna liige, alates Toomas Kihost, Tiit Pruulist, Jaanus Rohumaast ja Margus Kasterpalust teavad suurepäraselt, kus asub lindi. Vähe sellest, nad teavad, et see on üks muinasjutuline koht. Ega nad hästi ei usugi. Ja sellepärast ma tahakski rääkida ühe muinasjutu. Nagu ikka, hakkavad muinasjutud peale ammusest ajast. Vähemalt 2-3 tuhande aasta tagant. Kui Läänemere kallastelt hakkasid üheskoos tulema mitmed rahvad, soome-ugri rahvad. Osad pudenesid tee peal ära, suuremad, tugevamad, ühtehoidvamad jäid püsima. Neid on kokku 15. Nad tulid läbi aegade, läbi vaevade, läbi rõõmude ja murede. Vahepeal kippusid sootuks otsa saama, aga vastu pidasid ja jõudsid välja eelmisesse sajandisse. Ja siis hakkasid juhtuma imelikud ajad ja imelikud asjad. Ilusad ajad, valusad ajad, ilusad asjad. Kõigepealt sai üks nendest 15-st, keda tänaseks on kokku 5500, ehk siis soomlased, said päris oma riigi. Ja siis umbes aasta hiljem sai see rahvas, keda on kokku peaaegu 10 000, ka oma riigi. Ja vahepeal juhtus veel midagi. 24. veebruaril 100 aastat tagasi sai üks miljoniline rahvakild oma riigi. Ülejäänud 12 ei saanud. 3 rahvakildu soome-ugrilastest 10, 5 ja 1 miljoni ühe. Need kõige väiksemad, need oleme meie. Uskuge, lapsed, see on muinasjutuliselt ilus, et meie oleme üks see rahvus, kes sai oma riigi. Lapsed, see muinasjutt, mis on siiani olnud, on kirjutatud teie isade, emade, vanaisade, vanaemade, vaarisade ja vaaremade poolt. See, kuidas see muinasjutt edasi läheb, selle kirjutate teie. Ja kui ma vaatan teid, siis ma usun, et see muinasjutt lähebki edasi nagu üks ilus ja hea muinasjutt. Ja nad elasid
veel tuhandeid aastaid õnnelikult. Palju õnne meile, palju õnne meie Eestile! Nende ilusate sõnade peale ongi paslik teha see ilus kingitus. Meie saali põrandale on märgitud Eesti kontuur. Kui te nüüd maha vaatate, siis väiksed sinised täpikesed on igal pool. Nüüd väljendame sellega oma kodumaa armastust, oma ühtehoidmist, kui me seitsame mööda seda kontuuri käsi käes. Ja me jäädvustame selle ka pildile. Et see jääks meenutama seda erilist hetke, seda erilist sündmust meie maa ajaloos.